tšau! Täna ma viin teid ühte huvitavasse kohta. Ehk siis täna me lähme sõbrannaga ühte kaltsukasse, mis ei ole päris tavaline kaltsukas. Ehk siis teie linnainimesed, kes te elate kuskil suuremas linnas, Tartus, Tallinnas, näete, kuidas väikses kohas käiakse kaltsukas. Ja ma loodan, et ma saan seal ikka filmida, sest et põhimõtteliselt see on üks taluhoov. Ma ei hakka seda kohta võib-olla esialgu teile ütlema, mis selle koha nimi on ja kus see täpselt on. Aga põhimõtteliselt see kaltsukas on üks kellegi kodu ja nad toovad kuskilt kas Rootsist, Soomest kaupa kellegi siis kasutatud asju ja inimesed siis lähevad teatud päevadel, teatud kellaaegadel sinna taluhoovi kohale, ootavad õiget aega, millal siis kuuri uksed lahti tehakse ja siis inimesed lähevad ja otsivad endale asju, mida nad tahaksid. Ja ma mõtlesin, et see on äkki huvitav neile, kes pole midagi sellist kunagi kaasa teinud. Praegu on päris paks lumi, ma võin teile näidata, mis mu akna taga toimub. Minu akna taga on suur lumehang põhimõtteliselt. Minu maja kõrval on parkla ja lumesahad on lükanud sinna sellise suure lumevalli, nii et samas on nagu hea, et ma ei näe, mis seal parklas õhtuti toimub, autod sebivad ringi. Et nagu selline väike müür on mulle siia vahele ehitatud. Sinna minekuks on vaja panna kindlasti soojalt riidesse, soojad kindad kätte, sest et seal on päris jahe. Vahel seal ka köetakse mingi väikse metallahjuga, aga ühesõnaga seal on külm, seal on palju asju, seal on palju inimesi. Ma olen sealt tulnud päris huvitavate asjadega tagasi ja seda kõik väga väikse raha eest, nii et loodame, et me täna leiame sealt ka midagi huvitavat. Seal on kõike, seal on riideid, seal on mööblid, seal on nõusid, seal on lampe, maale, põhimõtteliselt kõike. Põhimõtteliselt kõike. Ma tahtsin teile ühte asja näidata. Et ükskord sain ma sealt sellise kapikese, kus peal ma hoian oma lilli. Ma loodan tänagi sealt leida huvitavaid asju. Nii külm on. Aga hakkame siis minema. Ei soovi, ei söö saa.
I make your leg shake või? Natuke salaja. Tegin mingi näo, et nagu mingi vaatan midagi telefonist ja siis nagu hoidsin niimoodi kõhu ees mingi lihtsalt mingi nagu ma mõtleks midagi mingit siis oli mingi... Naine suht vaatas kogu aeg vaatas jah? Noh, ei nagu tundus, et ta kogu aeg jälgib inimese. Mõtlesingi, et sa raudselt ei juurde. Mingi vahepeal ma filmisin, siis ta mingi neiu, kas sa tahad pasteeti või? Siis ma mingi... Ei ole lihtne olla YouTuber. Siis ütles, et ei, ma saia ei söö. Raudselt tegi reklaami, vaata, müüs oma seda mingi. Ta ütles, et saia ka teevad. Vot siis. No nii, jõudsime tagasi just ja ma mõtlesin, et ma näitan mõned asjad, mis ma sealt sain ka. Seal on tavaliselt nii, et seal ei ole asjadel hindu küljes ja sa valid hunniku välja ja siis lihtsalt maksad selle hunniku eest, et näiteks mul läks sellise hunniku peale 10 eurot ja ma näitan siis, mis ma ostsin. Esimene üks lemmikasi, mis ma sealt leidsin, on selline sall hästi pehmest materjalist. Juba see materjal on nii mõnus ja hea. Ja siis seda saab kaelas kanda. Igatahes ja siuke sall. Siis ma ostsin ühe siukse bluusi. Ma ei ole seda selga proovinud. Seal on tavaliselt nii külm ka, et keegi ei proovi neid riidid selga. Lihtsalt kõik tuhnivad endale midagi ja kodus proovivad siukeste laiade varukatega. Eestvaltega bluus. Ma kunagi värvisin ise ka endal bluuse selliseks sidumistehnikas inglise keeles siis tie-dye. Sellises tie-dye tehnikas, et seotakse siis asi kinni ja kastetakse värvi sisse. Aga jah, selline bluus. Siis ma ostsin endale ühe mõnusa kapuutsiga hommikumantli. Hea toas olla jaheda ilmaga. Kahjuks tal ei ole vööd. Nii et vöö suhtes ma pean midagi ise välja mõtlema. Ja siis ma võtsin ühe T-särgi. See on küll meeste särk vist. Aga mulle meeldis selle siuke veekaelus ja selline suht ümber. Ma arvan, et see istub mulle hästi. Ma võtsin ühe siukse plekist pildi, aga selline Marilyn Monroe'st pilt. Marilyn Monroe, kauneim naine, klassikaline ikoon. Ma veel ei tea, mis ma sellega teen, aga jah. Siis ma sain sealt sellise komplekti, samet sellised püksid ja dressikas. Mõtlesin, et selline kodus kandmiseks hea võib-olla trenni teha. Kodus mõnusalt olla soojas, kui ahi ei ole veel soe. Ainus asi, mis nende dresside juures on, come on. Kes viitsib selliseid kinnitusi kinnitada? Ma näitan teile lähemalt. Siin on nagu sellised haagid. Ja ma ei tea, kui seda dressikat selga panna, siis peab kõik need haagid nagu ükshaaval kinni panema. Või siis lihtsalt eest lahti kandma seda. Siis ma sain endale sellise pika asja. Mõnus panna teksadele peale. Mulle meeldivad sellised mustvalged või halliga mustvalged loomamustrid ka, nii et minulik. Siis ma sain sellise Dividedi kapsoni roosa.
ka mingi hea teksadega kanda. Ei olnud ka väga topiline õnneks. Ja siis viimase asjana ma ei tea küll, mis ma sellega peale hakkan, aga juba see materjal. Saad aru, see on täis siid. Selline siidist kimono. Siin isegi ei ole näha, kui pikk see on nagu peaaegu maani. Ja kõik need riided olid 1 euroga. Ja ma sain sellise täis siidist kimono 1 euroga. Siin on ka sidumistehnikas tehtud mustreid peale. Proovisin siia sellist veidi aasialikku parukat ka juurde, aga ma arvan, et seda riietust annab isegi suvel kanda, näiteks randa minnes. Sest siid on super pehme ja laseb nahal suvel hingata. Aga selline sai siis tänane maamoodi kaltsukaskäik. Ma loodan, et seda oli teil huvitav vaadata, natukene midagi teistsugust vahelduseks. Ja palun likeige seda videot ja palun subscribe'ige minu kanalile, kui te veel seda teinud ei ole, sest ma panen üles videosid igal nädalavahetusel, nii et igal nädalal on uus video. Ma olen päris järjekindel olnud selles ja ma loodan, et ka edaspidi. Ja mina panen oma lahjukütte ja näeme juba järgmine kord. Tšau!